Hei, tere! Tere! Nii, väike liivakellakene mul siin käib veel. Hei, tere! Tere! Nii, ma korraks klõpsin, vaatan, kas ta jookseb ilusti ekraanidelt ka nii nagu Ja pane Zoomis ka salvestama. ja kohe. Hmm. Näitab, et peaks olema, ma korraks kontrollin, et kas tal läheb ilusti kohe Youtube'i ka. Kui tuleb siit mõni küsimus, mingi asi, nii, kohe-kohe, mõni klõps. Peaks olema kõik kenasti. Ma tahaks, nii, super, nüüd mul on kõik hästi. Tehnilised klõpsud on tehtud. Täna räägime Epuga sellest, kuidas saime oma keha armastavaks ja hoolivaks omanikuks. Saime või saame? Saan. Kas see nüüd on nagu olevik, tulevik või kuskil mingisugune ebamäärane asi? Mida see sinu jaoks tähendab, see oma keha armastav, hooliv omanik olemine? Ma arvan, see on hästi hea, et sa juba kohe alguses ütled, kas saime või saame. et ma arvan, ikkagi on hästi tähtis rõhutada, et see on alati teekond. Vähemalt minu jaoks on see selles mõttes teekond, et loomulikult on nagu see saime või sain, sest seal on mingid punktid, kus koha peal ma just nagu sain mingisse järgmisse kohta, aga iga järgmine koht nagu nii-öelda avab mulle midagi, mida ma enne ei näinud. Ja seetõttu ma arvan, see on ikkagi nagu tagurpidi sibul, et sa just nagu iga uus, see ongi, et ma arvan, et see endaga kohtumine on nagu kahtepidi sibul, et vahel sa tuled seest välja ja siis sa lähed nagu väljast sissepoole, et iga kiht nii-öelda võimaldab uut. Aga ma siin mõtlesin selle peale, et see kohe oli nii äge jälle mõelda, et ma mäletan ikkagi et ma mäletan, ma tean tegelikult neid punkte, kus koha peal ma ikkagi saan aru, kuidas ma hakkasin aru saama, et ma olen retsinud ennast tegelikult. Et ma tegelikult olen nii-öelda nagu nii-öelda tegelenud endaga selleks, et teeselda, tunduda normaalne. Et ma vahele ei jääks. Ja siis tegelikult see, mis tähendab, saab lõpuks kuri, eks ju, eks selles mõttes, et sa teedki nagu et ma mäletan, kuidas oli mingid tähtsad hetked, oligi mul üks operatsioon, mis oli mõnes mõttes ikkagi lõpuks saad aru, et loomulikult need asjad võivad olla ka kehast, aga tegelikult ma aitan kaasa nii emotsionaalselt või kuidas ma oma kehaga tegelen. Ja mul oli ka tead, ma sain ühe kinkekaardi kosmeetiku juurde, kus mul tegelikult oli sel ajal nahk just nagu hea. Ja siis tegelikult oli see hea nahk, oli tegelikult surnud nahk. Ehk siis algas tegelikult nagu, ma arvan, siis ma sain alles nagu hakkasin avastama, mida tähendab nagu see naha ellu äratamine või keha ellu äratamine ja kuidas nii-öelda see, mis mulle tundus, et mis ma olin ära teeselnud heaks ja millega ma olin jah, nii-öelda nukuke oli korras, et nukuke sätendas, eks ole, kõigi jaoks, aga et tegelikult see oli ikkagi selline retsiv suhe. Ja ikkagi ta lõpuks ikkagi oli nagu eitamine. Ja ta tegelikult oli ikkagi rahulolematus, ta oli kuri olemine, ta oli nii-öelda, nagu ma ütlen, see jumala praak olemine, et ärme vahele jää sellega, et ma nüüd nii kehvasti kokku pandud nukk olen. Nii et jah, ma arvan, see on selline teekond, et pidev selline ikkagi tore õppimine ja ma arvan, see on hästi tähtis meie selles teemas ka, et see teekond on, et küsimus ei ole, kas ma olen teekonnal või ei ole teekonnal, et see ei ole nagu, et see on saime, saan, olen ja ma arvan, see on kõik. Sul, Kaie? Ma olen seal teel tegelikult ikka veel. Täpselt mõnes mõttes samamoodi, nagu see peegelduse koht, et see tegelikult ei ole kunagi lõppev koht minu jaoks, ma arvan. Et ilmselt tuleb see kaasa lapsepõlve teemadest, on ju. Tuleb see nii-öelda suureks kasvamise hetk, mis minul oli seotud selle nii-öelda iseseisvumisega, et kodunt vanemate juurest ära kolimised, oma laste sünd, sealt need
sellised nahamured on ju, mis tegelikult seda peegelpilti hästi tugevalt nagu mõjutasid. See mõistmisteni jõudmine, et mingid asjad tegelikult ma saan neid mõjutada, justkui sa said nagu või sain mõnes mõttes justkui nagu selle taipamise, et mida teha, et ma pean midagi tegema, aga sellest taipamisest jõuda selle nagu süsteemini, mis päriselt siis nagu tööle ka hakkab, et need on täiesti kaks täiesti erinevat asja. Et üks on seal nagu see teadvustamine, et okei, et seal võib olla mingeid muid asju taga, aga nagu see iseenda heaolu ees vastutuse võtmine, et okei, et aga nüüd ma siis tean, et mul on tööd, mida teha, aga et jõuda kuhugile, et ma arvan, et naisena väga palju on seotud lastega minul isiklikult küll olnud. Just nimelt ka see enda keha muutumine peale laste sündi, et olen 3 lapse ema ju tegelikult, et mida see kehaga teeb, et see on ilmselt paljude emade nii-öelda äratundmise koht, et kas ma lepin nende muutustega, mis minu kehaga on toimunud, sõna otseses mõttes, et peale rasedusi näiteks pehmeks lödiks muutunud kõhukene ja või siis mingisugused ealised iseärasused, et noh, nahateemade puhul näiteks selline nahastruktuuri muutused, naha lõtvumised, et kas on kohti, kus ma siis tunnen, et ma tahan sellesse sekkuda, olles tänulik, et mul on need võimalused selleks sekkumiseks nii-öelda, et kas seda näiteks teha või mitte teha, et mina olen iseenda füüsilisse olekusse sekkunud päris palju. Kas see nüüd on nagu hea, on see halb, ma tegelikult ei anna sellele niipidi nagu hinnangut, vaid pigem ma tunnen, et minu jaoks on see olnud iseendaga rahulolu saavutamisel mingisugune oluline samm. Selleks, et ma ei pea nagu mõtlema, et ma pean nüüd muutuma mingites aspektides. Noh, loomulikult ma muutun selles mõttes, et minu keha ei ole eales see, mis ta oli 18-aastasena või 15-aastasena, on ju. Et kui sa sõid 1 piruka päevas ja rohkem polnudki sul vaja, täna räägid nagu terviktoitumisest, on ju. Need on jälle täiesti erinevad arusaamised sellest, et mida su keha nagu vajab. Aga oma teadlikkusega, kus mina olen oma ilumaailma teekonnal olnud tänu klientide lugudele, tänu enda loole, mina tunnen, et nagu sellist suurt tänulikkust iseenda suhtes, enda võimaluste suhtes, et ma olen oma nagu professionaalses karjääris jõudnud nii kaugele, et ma oma eraelu otsustes olen vaba tegema ka mingisuguseid valikuid, mis võivad siis mind justkui nagu tõsta, on ju. Aga kas see tõstmine on nüüd kunstlik või ma päriselt tunnen ennast tänu sellele paremini? Tunnen. Ahaa, oi, see vanem viskasid kohe nüüd. Et ma tegelikult tunnen ennast paremini tänu nendele valikutele, mida ma olen saanud teha. Ehk ma tegelikult olen üdini tänulik, et ma saan neid valikuid teha iseenda heaks. Et ma tahan tunda ennast ilusana. Ma tahan tunda ennast seksikana oma abikaasale. Ma tahan ennast tunda selles mõttes justkui nagu füüsiliselt vabana, mitte kammitsetuna mingisugustest võib-olla jälle enese peas loodavatest sellistest kriitilistest piirangutest, et no näed, et minu kõhukene ei ole enam selline, et nüüd ma ei saa oma abikaasaga niimoodi olla, nagu ma tahaksin. Et kuivõrd palju võib see nagu muserdada tegelikult paari suhteid, see fakt, et ma ei tunne ennast oma kehas vabalt. Ehk siis minu jaoks nagu need mõttekriteeriumid, näiteks kui ma olen otsustanud iseenda heaks mingisuguseid või enda jaoks mingisuguseid selliseid protseduure või samme või enesehoolitsuse rutiine luues, see loob mulle vabaduse tunda ennast nagu sellisena, kellena ma nagu hinges tahan, et ma tunnen ennast. Et emana see ema ja abikaasana see ja naisena see ja siis seal kodus köögis selline ja nii edasi. Nii nagu meil on hästi palju neid erinevaid rolle. Et see võimaldab, see nii-öelda enesehoole mingisugused tasemed, see võimaldab mul ka oma kliente toetada niimoodi, et nad tunnevad, et ma mõjun usaldusväärsena. Ehk siis vabandus, mina näiteks tunnen isiklikult, et see vabandus, et kingsepal pole kingi ilumaailmas töötades, see kõlaks nagu väga nagu selle, nagu kuidagi nagu libeda teene. See kõlab sellena, et tuleb meie programmi tulla. See on kõikides valdkondades. Tegelikult see lihtsalt on nagu sellisel juhul on ta selline töötamise pärast. Et sellisel juhul on selline, jah, et see on nagu, arvan, et see on ka selline
mõnes õudselt hea näide on see lause, et ta on täiesti 100% ju enese mitte, nagu see on täielik mittehoolimine. Et noh, see on nagu vägivaldne tegelikult on isegi see lause, eks ju. Et ükskõik mis seisukohast, et noh, samamoodi kui sul on juuksur, kes on ilmselgelt nagu hooldamata juustega. Et siis ongi selles mõttes kõikides asjades, eks ole, et kas ja see tuleb tihtipeale välja, kui see inimene nii-öelda hakkab inimesena rääkima, et see, mis ütlesid, on just see nii-öelda see minu vaade, et sa rääkisid nii häid asju kohe praegust, et see oli, et mõnes mõttes, et võib-olla see sõna, mis ma tahaks lausele panna, et ikkagi küsimus on suhtega. Küsimus ei ole valmis saamises, siis ükski suhe ei ole kunagi valmis. Et ja nagu selles mõttes suhe peab olema kogu aeg uuendatud, kogu aeg taaskohtumine, sest kogu aeg ongi see ja siis seesama see vastuolu, et kas ma muudan või ma muutun, on, ma arvan, mõlemad, eks ju, ja see on mõnes mõttes see eneseavastamise puhul nii-öelda see, mis mind intrigeerib, on see küsimus, et milline osa minust üldse on mina, eks ju, et see, kuidas me nii-öelda toimime ja kasvame, ongi see, need kultuurikihte on vaja. Ja seetõttu on nagu öeldakse, et ühel hetkel hakkab see nii-öelda lahti kammimine, eks ma hakkan vaatama, et milline osa on nii-öelda, et isegi, ja see on see, mis ma olen avastanud enda puhul, ongi see, et milline osa minu isegi kehast on mina ja milline tegelikult on mul juurde õpitud harjumus või minu elustiilist tulenev element. Et, või isegi see küsimus, et kas ma oma keha tüüpi saan muuta, siis ma arvan, et seda olemuslikku tüüpi ma ei saa muuta, aga tegelikult keha kuju ma saan muuta päris palju. Et täpselt, et kui ma ei ole, ja see oli, ma arvan, ka minu selline avastamine, kui palju ma saan ennast muuta tegelikult. Et kui isegi ma mõtlen seda, et tänaseks päevaks, et mul oli ikkagi kombineeritud nahk, mis tähendab, et see kõik oli kohati tohutult rasune, kohati, eks ju, tohutult ketendav. Niisugust asja mul ei ole nagu, niisugust teemat isegi ei eksisteeri. Et tegelikult ühel hetkel, kui ma mingid nipid, täpselt nagu sa ütled, ongi, et kui sa nagu ütled seda sellisel kujul, et mul on ikka õudselt süsteemne, mis ma tänasel päeval teen. Et kui ma hakkasin neid süsteeme avastama, siis järsku hakkasid kõik minu, ma ei tea, juuksetüübid muutusid, nahatüüp järsku muutus, kehatüüp järsku just nagu läheb, eks ju, ja siis hakkad vahet tegema, et mis on see osa, mis just nagu on, ütleme siis see ongi jälle see anatoomiliste vale sõna, siis tegelikult nagu kõik tundub anatoomiliselt, kui ma olen tohutult ülekaaluline, siis ma olen ka hästi anatoomiliselt mina, eks ole, sest need on minu rakud kõik, mis siin on. Aga et ühesõnaga, et mida ma saan mõjutada, mida ma ei saa mõjutada ja see on nii psüühilisel tasandil kui füüsilisel tasandil ja ma arvan, et käivad nii tohutult käsikäes ja sellepärast, ja see on võib-olla üks koht, kus on nagu nii äge see küsimus, et kus ma olen teel, siis ma siiani kogu aeg avastan, kui palju me saame muuta. Ja siis on täpselt, kui palju on see, millega ma pean tegelikult rahu tegema ja hakkama nii-öelda mõnes mõttes, jälle ma ütlen seda, maanduma iseendasse ja hakkama elama iseendana, eks ju, aga kogu aeg peab olema, see on jälle, ütleme, viskame nüüd on järgmine teema meil tegelikult, et kus siis see kriitikapiir on, nagu, mis on hästi suur küsimus, eks ju, et kas saab olla nagu liiga vähe kriitiline või liiga palju kriitiline. Ja kui ma mõtlen selle tänase küsimuse peale, et võib-olla nagu et kui ma mõtlen siin, et mis see nagu tähtis asi on, siis ma arvan, et võrdselt paha on see, kui sul on kehaga liiga lähedane suhe, ehk sa oled sa ei tee vahet nagu oma kehal. Ja ma arvan, et see on, nagu mina olin kindlasti nagu see, kus mul oli tohutu erinevus, mul ei olnud suhet nende vahel. Et nagu mina ja keha tundusime mingisugused kaks eksisteerivad nagu olendit. Et lõpuks on vaja nagu, ma arvan, nagu kõik suhted, et me peame olema piisavalt lähedal, aga piisavalt kaugel selleks, et üksteist näha ja üksteist hoolida. Et kui me hakkame nii-öelda, samamoodi nagu paari suhtes, et nii kui ma hakkan ennast meieks kutsuma, siis ei ole mind olemas ja ei ole tegelikult teist olemas ja siis me hakkame elama illusioonis. Siis me hakkame kutsuma, aga meie mõtleme nii, meie tunneme nii, meie oleme nii, nagu emad, kes räägivad endiselt oma lapsest, meie sööme siin, eks ole, või samamoodi on ju nagu paarisuhted või mingid sõprused, ja täpselt sama me teeme tegelikult suhtega ise oma hingega, oma mõistusega, oma kehaga, et nii-öelda ma arvan, et on oluline tegelikult nagu suhtesse astuda üldsegi teadlikult, mitte pidada iseenesest mõistetavaks seda ja siis nii-öelda hurjutada seda nõmedat tegelast, kes kuidagi ei lähe ära. Sest ma arvan, võib-olla minu mõte on see, et tuleb leppida, et ta lihtsalt ei lähe ära, et see keha ikkagi tolkneb kaasas muga kogu aeg ja seetõttu on nagu palju toredam on temaga ikkagi sõbralik olla.
ja ma olen 100% nõus, et see, kui sa hakkad rohkem taipama neid asju, mida sul selle rõõmsa naha ja keha ja iseenda meele heaks tegelikult nii-öelda, mida ta nagu vajab või mida sina tegelikult vajad, et sealtsamast raku tasandist välja kuni siis mingisugusele sellisele energeetilise tasandini on ju, Mm. et milline on see keskkond ja õhkkond, kus sa tahad olla ja kus sa ennast tunned siis rõõmsamini, et mida rohkem sa neid taipamisi enda jaoks teed, seda paremasse kohta sa jõuad. aga alati tuleb meeles pidadagi seda, et igaühe teekond on tegelikult erinev. Sinu alguspunkt on alati erinev ja see pagas, need seljakotid nende raskete kividega, nii-öelda kividega, kogemuste, mõtete ja pettumuste ja rõõmudega, mis sul kaasas on absoluutselt kõigil erinev, et mõnel on neid võib-olla väike nii-öelda nukikene on ju, teisel on neid selle eest nagu kolme koorma jagu. Et see on igalühel Aga erinev. ma igaks juhuks ütlen, et lihtsalt on vaata see, et see on ka tajuline. väga palju Ja, inimesi, kes kujutavad ette, et neil on hästi väike kott, aga siis, kui ma nagu tööle hakkan, siis ma saan aidata neil näha, et nad ongi nagu teeselnud endale väike kott, tegelikult nad on nagu varalaegas. Ja siis teine, kes tuleb ja kujutab ette, et tal on maailma kõige raskem kott, ma tegelikult ongi ainult nagu ühte hirmu elanud, mis tähendab, ta ei olegi elada saanud, ta ei olegi kotti saanud nagu koguda midagi. ehk seetõttu lõpuks on sama asi, et kui ma ütlen anatoomia, siis see on tegelikult ikkagi taju, eks ju, ja. et selles mõttes on jälle selline, et kuidas üldse avastada, noh, jälle taaskord saada aru, et kas ma elan fantaasiat või reaalsust, et see on selline väga huvitav nagu teema. On, et see on see teema, mida me tegelikult lähemegi nii-öelda mõnes mõttes lahkama, natukene avama, natukene enda jaoks mõtestama Tee rahu peegelpildiga programmi esimeses moodulis. Et jagame seal täpselt samamoodi neid enda äratundmiskohtasid, neid nii-öelda teadaolevaid selliseid checklist'i lähenemisi niimoodi, et sa oskaksid endal ka hakata vaatama õigete küsimustega, õigete selliste nurkade, et hakata aru saama, palju sul seda koormat siis üldse on. On ju, just nimelt, võib-olla ei olegi seal midagi, vaid seal on lihtsalt üks vale keti lüli, mis tuleb lahti ühendada ja siis kukub kogu see ülejäänud raske tunne ka ära. või ainult vale nimi. Jah, vahel on vaja nimi ära, vahel on nagu selles mõttes, et on vaja võtta purgi pealt ära, ei ole, tuleb välja, et ei ole mürk, vaid on moos, jah, aga just. lihtsalt on vana silt peal. Või siis vastupidi, sa arvad, et on moos, aga jah, tegelikult tuleb välja, et ta on ammu noh, nagu on sinu mürk keha hoopis. on ülitoksiline on ju. Ja See on see, ka mis sa just ja see on ka sõnapaar, mis meil tundub juba tuli üles, mis on ka minu meelest hästi huvitav, mida me saame kindlasti me seal programmis avastame ja mis on nii-öelda see, mida ma tahan ja mida ma vajan. Ja nagu see on üks väga-väga huvitav, see on minu jaoks üks õudselt intrigeeriv teema, et vahel võib juhtuda, et see, mis ma tahan, ma ei vaja ja see, mida ma vajan, ma ei taha, eks ju, ja tegelikult on nii-öelda, kuidas siis ümber treenida mõnes mõttes oma tahtmised ja oma meeldimised, mis tegelikult hakkaksid ennast teenima, et seal ei oleks seda lõputut vastuolu või ei oleks seda ettekujutust, et kõik, mida ma vajan, on vastik ja siis kõik, mida ma tahan, on just nagu tore ja nüüd see keelatakse mulle ära ja see on üks suhteliselt suur, eks ju, see punkt, mis takistab igasugust sõbralikkust tegelikult, kui see tahtmiste ja meeldimiste nimekiri tegelikult ongi mürgine nimekiri, mis hästi tihti, minul kindlasti oli, et see on olnud selline ka üks, et kuidas nii-öelda ümber treenida enda meeldimised, tahtmised, kehareaktsioonid tegelikult ennast teenivaks, mitte ennast hävitavaks, mis on moodsas läänemaailmas, on tänaseks päevaks ikkagi täitsa sassis. Jaa, täiesti nõus, ehk siis tegelikult üks eesmärk justkui meie sellisel esimesel sammul olekski mõnes mõttes justkui selline natukene inventuur, ehk siis see, et mida ma täna teen hästi, mida võiks siis oma harjumustesse, rutiinidesse, heaoluplaanidesse juurde lisada. Võib-olla millele tasuks mõelda, et äkki sellele tuleks natukene punkti panna, piiri pidada, et võib-olla see ei ole kõige toetavam praktika või toode või harjumus ja nii edasi. Ehk siis selline kaardistamine justkui mõnes mõttes kogu ülejäänud teekonna suhtes. Sellepärast, et kui sul seda kaarti ei ole, kui sul ei ole siis nii-öelda nagu seda sihtpunkti, nagu sa võid mõelda küll, et vot ma tahan, et ma tunnen ennast hästi. On ju, sihtpunkt mõnes mõttes justkui nagu oleks nagu olemas, on ju. Aga kui sa aru ei saa, kus sa täna oled, kuhu poole sa minema hakkad, on ju, noh, sõna otseses mõttes, et mida võtta, mida jätta. Et see on nagu selline
ülimalt oluline punkt ükskõik millises kohas, kuhu sa minema hakkad. ja ma arvan, et nagu ongi, et seal on nagu mõlemad punktid peavad olema, et me võime ka siht võib olla tegelikult selles mõttes, noh, vale sõna on alati öelda vale, sest alati ta on õige, mida ma otsustan praegust, aga et vahel on vaja ka inventeerida sihti. Sest samamoodi on seda vaja sihitada, et kas ma ikka olen teel ikkagi, kas ma kujutan ette, et ma peaks Londonisse minema või tegelikult nagu kõik teised tahavad Londonisse minna ja mina arvan, et ma pean ka Londonisse minema. Et aga tegelikult ma õudselt tahaksin Otepääle minna hoopiski. Et siis tegelikult on vaja nagu seda inventeerida, pluss siis ongi, et sinna saab minema hakata õudselt palju lihtsamalt, kui ma tean, kus ma praegu olen. Nii et see on see, ma arvan, mis see esimene jupp nii-öelda annab kickstarti. Küsi endalt, miks ma tahan rõõmsalt elada? Või mis see on üldse, eks on, mis võib-olla see rõõmus on meie kahe sõna, võib-olla see ongi, et mis see on, mida ma üldsegi, kuidas ma tahan tunda, et mis see sõna sinu jaoks on, ma ütleks veel avaramalt. Miks on hästi kandev ja tugev selline avastaja või avastamise abiline tegelikult, et hästi tore on, kui sa suudad seda miks'i küsida nii-öelda minnes järjest sügavamale, ehk siis kui sa jõuad ühe vastuseni ja sa saad aru, okei, see kõlab ju täitsa loogiliselt, siis küsi enda, et miks see kõlab sulle nagu. Ja ma lihtsalt annan alternatiivi nii-öelda coach'ina, ongi see, et nii-öelda, et miks ma seda tahan, aga mis siis saab juhtuda? Noh, nii, et mida see võimaldama hakkab, siis see vahel lihtsalt vahepeal miksiga võib minna kriitiliseks, aga et nii-öelda, et mis see oluline on ja mis siis saab juhtuda. Ja siis ma muudkui lähen jälle seda sibulat. Ja mis siis saab juhtuda, kui ma seda ei tee? Jah, mida ma ei ütlen, alati on küsimus, kui ma ütlen jah sellele, millele ma ei ütlen ja vastu. Ja. Et mulle meeldib nendel teemadel rääkida, ma ikka avastan enda jaoks ka, et kuivõrd sügav see protsess nii-öelda on, ehk siis ma tahan sind ka julgustada selle koha pealt, et see endale just nimelt see eneseavastamise teekond, et see ei olegi justkui programm või kursus, vaid see on lihtsalt jälle üks see fookuse koht, et kuhu ma tunnen täna, et vot ma võiks siia selle fookuse nüüd korraks viia, et oma tegevusi mulle see enese mõtestamise selline see fookus tegelikult väga-väga meeldib, et me kõik oleme mingisugusel teekonnal siiamaani olnud, et kuidas sa lähed edasi. Ehk siis seda mõtestamist anda sellele teekonnale juurde. Ja see on õudselt meeldib, võttis kokku täpselt see, miks ma vaatan need kursused ja programmid, miks mulle ei meeldi see sõna, sest see tekitab tunde või seda kuidagi, et see just nagu on, et nüüd, et mõnes mõttes sa oled juba teekonnal ja mõnes mõttes on jälle see, kus ma kutsun meid kutsuma, et aidata sul mõnes mõttes sellel nagu natuke intensiivistada seda fookust sellele teemale. Ja see nagu mõnes mõttes annab sellise nagu jõu juurde kõigu selle eelnevale, aga et mõnes mõttes me oleme selline siis sellel teekonnal nagu üks tore jupp selleks, et anda seal nii-öelda sellist jõudu juurde, julgust, jõudu, elu, rõõmu, kõike. Tahaks kohe öelda nüüd punkt siia juurde. See oli nii ilusti kokku võetud. Aitäh sulle, Epp, selle hommiku eest. Aitäh sulle, kes sa meie mõtteid kuulasid. Siiasamma videokese alla paneme sinu jaoks viite Tee rahu oma peegelpildiga programmi juurde ehk siis Piilu. Ja kui sa tunned, et see võiks olla sinu jaoks see koht, mida nii-öelda see teekond, mida meiega jagada, sest nagu sa aru saad, oleme meie ka sellel teel, siis ootame põnevusega 1. aprilli, millal alustame. Väga tore. Aitäh sulle, Kaia, ja aitäh kõigile ja kohtumiseni.